Tere! Minu nimi on Romet Rohtla ja te vaatate erisaadet Meie inimesed. Täna on stuudiosse saabunud Reigo 12. E-klassist. Reigo, sa tegelesid ka enne gümnaasiumi tulemist meediaga, aga eriliselt oli su fookus graafilisel disainil. Kuidas see täna muutunud on? Minu fookus või? Jah. Kui ma nüüd täpsustan, siis ma alustasin, kõige esimene programm, mis ma alla lasin, oli Adobe Photoshop ja see oli vist, ma arvan, praegult juba nagu pluss 10 aastat tagasi, eks ju. Aga pärast seda, kui ma leidsin, et saab endale teha nagu videote algusesse introsid ja asju, siis ma tõmbasin nagu animatsiooniprogrammi alla, Adobe After Effects, ja siis ma hakkasin nagu sellele rohkem fookust panema. Et umbes mingi aasta pärast, kui ma hakkasin graafilist disaini natuke rohkem nagu huvi tunda, siis ma läksin pigem rohkem animatsiooni peale, aga ma tegin neid nagu käsi käes ja seal igast muud asju ka. Aga praegult on nagu see, et mind huvitab rohkem, ma küll tegelen animatsiooniga, töökoht on mul ka nagu, ma olen animaator, aga mind huvitab rohkem see nagu humanitaaria nagu teooria pool, et kuidas nagu läbi disaini ja kunsti ja läbi animatsiooni rääkida head lugu, kuidas üldse teha nagu head disaini ja head animatsiooni. Ma proovin ennast nagu iga päev parandada, ma proovin õppida nagu uusi asju juurde ja sellest ka, et lühidalt siis, et nagu on jäänud nagu samaks. See on väga kihvt. Aga mis sinu eriala juures praegu siis kõige olulisem on ja milline isiksus sa peaksid olema, et selles õnnestuda, läbi lüüa? Ma arvan, et kui sa paned piisavalt rõhku selle peale ja tegeled sellega, see pole vahet, kes sa oled või mida sa teed või milline su iseloom on või milline su isiksus on. Muidugi on hea võib-olla see, kui sa oskad oma ideid nagu hästi inimestele seletada, sest et animatsioon, mis ma nüüd olen õppinud, on see, et liikuvat pilti sellises mõistes on nagu väga raske seletada inimesele, kes ei ole sellega tegelenud. Et näiteks tavaline disainer võib-olla ei saa nagu kohe aru, võib-olla ma ei oska seletada hästi, vaata. Aga ma arvan, et igaüks saab sellega tegeleda, sest et ma ei tea, mul oli lihtsalt see, et mul oli liiga palju võib-olla kodus aega, mul sõpru ei olnud piisavalt, siis ma istusin ja rääkisin sõpradega sellest, et kuidas ma saaks näiteks seda logo ilusamaks teha või seda asja paremini liikuma panna selle asemel, et ma ei tea, linnas käia, ma ei tea, niisama istumas, eks ju. Et kuidas kellelgi? Jah, täpselt. Aga süge küsimus siia, et kes sind praegu kõige rohkem inspireerib? Ma arvan, et ma ei taha öelda nagu ühte inimest, minu meelest mul on nagu väga palju nagu sõpru ees, kellega ma alustasin nagu seda teekonda, kes on minust võib-olla paar aastat vanemad, kes löövad ka täpselt selles samas valdkonnas läbi ja mul nagu võib-olla on see, et nad on ees nii palju ära teinud, siis mul on selline tunne, et ma peaks ka nagu samale tasemele jõudma, siis nemad nagu hoiavad seda latti mul kõrgel ja ma proovin samal ajal ka sinna jõuda. Praegult mul ei ole, inspiratsiooniks ongi need sõbrad, sest et üks neist on juba nagu animaatori töökohaga siis ühes maailma nagu tuntumas, kuulsamas nagu motion graafika stuudios. Ja see on nagu, kui sul on sellised tüübid ees, siis nagu tundub, et võiks nagu järgi jõuda või niimoodi. Mida Peterson sulle kõige rohkem õpetas? Ma arvan, et kõige esimesena ma tahaks mainida kindlasti seda, et meediatiim oli, ma arvan, et see, et ma ühinesin nendega ja tegin nendega asju juba 10. klassis saati, oli väga hea otsus, sest et meil tuli väga palju selliseid projekte peale, mis olid väga lühikese tähtajaga, aga nõudis nagu palju tööd ja see õpetas mulle nagu stressi all päris hästi töötama ja nagu ka normaalset tööd tegema, mis on praegult nagu mul töö juures on nagu väga palju aidanud kaasa, sest ma ei lähe nagu vaimselt nagu hulluks selliste asjade peale. Ma arvan, et gümnaasium õpetas ka seda, et on võimalik nagu asjadele keskenduda niimoodi, et sa saad nagu kõike teha, proovida, mis sa tahad, kõike ainult normaalselt õppida normaalsetele hinnetele, aga samas sa saad ka fokusseerida nendele asjadele, mis sulle meeldib. Või mina vähemalt kuidagi suutsin niimoodi, et selle jaoks meil nagu moodulid ja need kõik on.
Ka huvitav küsimus, et mis värvi on Petersoni kool sinu jaoks? No brändivärvid on eks ju sinine ja oranž, aga ma ei tea, minu meelest ongi see, nagu need värvid minu meelest sobivad hästi, sest see sinine nagu näitab seda nagu nii-öelda korralikust või sellist temaatikat, aga samas see oranž on nagu mõnus soe, selline näitab seda nagu kooli kogukonda, et tunned kohe ennast nagu, päris kiiresti tunned ennast nagu kodus. Täpselt nii. Aga viimaseks küsimuseks ongi, et kus näeme sind 5 aasta pärast? Hea küsimus on ju. Ma ei tea, ma olen nagu 5 aasta pärast, ma arvan, et ma tahan jõuda sellisesse kohta, kus ma suudan Eestis ei ole motion nagu liikuva disaini valdkond väga nagu tuntud või nii, on küll väga häid stuudid, aga nemad tavad ka nagu suuremalt osalt nagu välismaa klientidele töid, aga ma tahaks olla see inimene, kes on nagu selle valdkonna eestvedaja Eestis ja ma tahaks hakata nagu ka rohkem nagu võib-olla inspireerima selliseid noori, kes on nagu minuga sarnaselt alustavad kuskilt, ma ei tea, Photoshopit teevad endale mingi Minecrafti YouTube'i bänneri või midagi sellist, eks ju. Et näidata neile, et nad saavad nagu räigelt lahedaid ja toredaid asju teha, nagu, kui nad sellega jätkavad. Aga mida sa arvad, et mis sul oleks vaja selle jaoks teha, et niimoodi sinna sellesse staatusesse saada, et saaksid kõik inspireerida ja seda niimoodi mõnuga teha? Ma arvan, et väga tähtis on see, et ma kogu aeg täiendan ennast. Raamatuid on väga tähtis lugeda, need on nagu, ma tean, et paljud vihkavad raamatu lugemist, aga tähtis on see, et sa alustad niimoodi, et sa hakkad vaikselt pihta ja siis lähed aina suuremaks, igatahes, sest et raamatu lugemine on nagu elu vaatamine läbi kellegi teise silmade ja see annab sulle nii palju nagu igast infot ja nagu teadmisi juurde ja see aitab sul tulevikus nagu ka paremini hakkama saada erinevates situatsioonides, aga see ongi väga tähtis, et sellises valdkonnas just, et sa hoiad ennast nagu kursis kõigega ja kui sa arvad, et sa oled midagi ära õppinud, siis arvatavasti see on väga väike osa, sa pead alati edasi laskma ja see, nagu sa ei tohi alla anda ja see peab olema nagu pidev, sest et kui sa ühe korraga nagu selle nagu momentumi sisse saad, eks ju, siis see lähebki aina suuremaks ja siis sa ei saagi lõpuks nagu peatada. Aga Reigo, kas sulle meeldis koolis raamatut lugeda või pigem mitte? Ma arvan, et alguses kindlasti mitte. Paar raamatut oli, mis oli nagu ma vaatasin seda pealkirja, nagu võiks nagu proovida, siis lugesid nagu ühe õhtu lõpuni, aga olid mõned sellised, mis üldse ei läinud peale, ma arvan, et ma ei lugenud ka mõndasid, aga poole peal umbes, see oligi siis, kui eelmine see karantiini aeg tuli, siis mul oli nagu igav ja siis ma võtsin mingeid ilukirjanduslikke asju ette, hakkasin neid vaikselt lugema ja siis ma võtsin kõrvale ka disaini ja mingi animatsiooniteooria raamatuid ja siis hakkasingi vaikselt minema ja siis ma hakkasin nagu rohkem meeldima ja see aasta vist ei ole ühtegi raamatut, mida ma jätsin lugemata kirjanduses. Suur tänu, Reigo! Aitäh sullegi! Aitäh vaatamast erisaadet Meie inimesed! Kohtume juba järgmiste külalistega!